Lillas kirjas Eesti Puuetega Inimeste Koja ligipääsetavuse päeva video. Ülemiste keskuses pime naine kõnnib valge kepiga, peatub prillipoe ees. Kompab sõrmedega poe uksel olevat taktiilset Norman Optica silti. Jah, see on see pood, kuhu ma tahan minna. Keskuse ees naisel on lillad päikeseprillid peas. Ligipääsetavus algab minu jaoks väga väikestest asjadest. Näiteks praegu mul on selja taga väga tore ja positiivne prillide ostmine. Ostsin endale aksessuaarina päikeseprillid. Täna küll praegu päikest ei ole, aga ma tunnen, et need on väga lahedad. Ja teenindaja oli minuga väga tore, sõbralik ja asjateadlik. Kui ma poodi sisenesin, siis minule tekitas kohe sellise oodatud tunde see, et mind tervitati ja pakuti kätt, et kas mul on vaja saatmist, juhendamist. Ja loomulikult ei saa ma üle ega ümber ka sellest, et mulle vastati väga asjatundlikult värvide kohta, mis minu jaoks on väga oluline, kuna ma olen kunagi näinud. Poes optometrist võtab naise käevangu, tutvustab talle prillivalikut. Vanaroosa on siin sangade tippudes ja sangad, eks ju. Siin nagu, jah. Siin on nagu vanaroosa ja kui sa teed allapoole, see natuke siuke heleroosa ja siin ümberringi nii ülevalt kui alt on siukene läbipaistev beebiroosa. Jah. Kui äge. No ma räägin. Ja see on, vaata, ta on siuke, kui sa puudutad ka, see on siuke natuke geomeetrine, et tal on tekstuur. Päris mõnus on ju. Ja sang on ka, et kui sa nüüd ära võtad, siis sangal on samamoodi, vaata, kui sa nüüd puutud, hästi siuke mõnus. Just eriti seal, eks ju, siin esiosa poole peal. Päris lahe raam. Naine väljub valge kepiga poest päikeseprillid ees. Ja anti ka tagasidet, kuidas mulle prillid sobivad, sest meie näokujud on erinevad, prillid on erinevad ja see kõik kokku andiski sellise väga toreda kogemuse. Ja ma kindlasti lähen sinna poodi tagasi. Kui rääkida laiemalt ligipääsetavusest, siis väga oluline on ka tähele panna seda, et kui pime inimene tuleb, kas teie tahaksite teada, kui keegi ulatab teile terekäe või kui inimene võtab vastu telefoni või kui ta lahkub seltskonnast, et sellised väikesed asjad, mis ei pruugi kohe olla märgatavad, aga neid on tore mainida pimedale inimesele, et vältida selliseid ebamugavaid olukordi, kuhu me satume. Ja ükskõik, kuhu ma ka ei lähe, kas lähen sõpradele külla, kus on uued inimesed või ma lähen poodi, jällegi pole vahet, kas on prillipood, toidupood, siis inimestelt ootan ma eelkõige alati avatud suhtlust ja sõbralikkust. Et tegelikult ei ole ju oluline, kas inimesel on puue, kas tal on mingi erivajadus või on ta lihtsalt tavaline külastaja. Me kõik oleme tegelikult ühesugused, väikeste erinevustega, aga ütleme, suhtlus ja selline kommunikatsioon on alati kõige alus ja hea teeninduse võtmesõna, mille mina kindlasti välja tooksin. Välja lõikatud saateapsud. Naine seikleb valge kepiga Ülemistes, satub sisustuskaupade poodi. Tervist, mis pood see on? Mis asi? Ma ei teagi, mida nad müüvad. Mida nad müüvad? Naine seisab prillipoe ees. Aga see lett vist ei ole väga kaugel ka, on ju? Okei. No ma proovin, aga eks elu näitab, kuidas mul läheb. Peas, et ma poodi sisse saan, vaata. Naine siseneb poodi, riivab õlaga ukse kõrval olevat puud. Koperdab siis reklaamposti otsa. Lillas kirjas head ülemaailmset ligipääsetavuse teadlikkuse päeva Eesti Puuetega Inimeste Koda. Video valmimisel aitasid kaasa Kai Kunder, Krista Fatkin, Janek Muru, Kersti Tuulik ja Diana Põder. Ligipääsetavus, hädavajalik puuetega inimestele, kasulik kõigile.